tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. Ehk siis kõik need, kes olete jälle tulnud kolme vaimulikku ühel või teisel moel kuulama. täna on taas teie ees, teie kõrvades või teie ees siis kolm vaimulikku. Jaak Aus, Toomas Nigula ja Robert Punder. tere, mehed! Tervist! Tervist! Jaa, me salvestame siis täna jälle saadet moraalideoloogiast ja heietame usuelu teemadel, nagu see meie saade küll täpselt nii ei kõla, meil on vist ilusamalt öeldud vestlusi usuelust, aga noh, heietame me ikka. Ja heietame siis täna moraalideoloogia teemadel ja me oleme jõudnud oma saadetega siis 7. käsu juurde, mis räägib meile sellest, et varastada ei tohi. No kas me täna saame selle, et me võtame kohe 8. käsu ka ette, et kuna see 7. käsk on ju nii selge, kõige selgelt arusaadav, et äkki meil ei ole vaja või äkki jõuame isegi kõik kohe lõpuni minna. Et varasemalt meil on juhtunud küll seda, et me oleme jäänud ühe käsu raamidesse, aga on ka keerulisemad käsud olnud, et mida lõpupoole, seda lihtsamaks. Kas läheb meil lihtsamaks, Robert, või kuidas sulle tundub? No ma ei tea, kui lihtne see on, et, et ikkagi ega see varastamine on päris keeruline ja seega, et mis on vargus ja mis ei ole, et minul küll leerilapsed küsivad alati, et noh, mina olen veel sellest ajast, kui neid piraatfilme kõvasti tõmmati alla, et kas see on vargus või mitte, et sel teemal võiks ju terve leeritunni juba mõnikord pidada, nii et ma ei ole üldse nii kindel, et see nii lihtne kõik on. No aga Toomas, sina oled meil muidugi selline akadeemik seal raamaturiiuli taga, mul on ka, no seda Jaa. selle järgi ei saa Look who's mõõta. talking, just. aga, aga, aga jah, et tundub, et ikka vist jääme ühe saate piiridesse, Toomas. No, ma arvan küll jah, et kui me tublid oleme, siis me saame ühe saatega enam-vähem sissejuhatuse tehtud selle käsu temaatikasse. Et noh, tõepoolest, kui me hakkame selle sõna endaga pihta, eks ole, see varastamine on seotud sõnaga vara, eks ole, mis siis on see vara ja millega see seondub ja kuidas teda peaks siis tarvitama, et see kogu see käsu temaatika on lõpuks ikkagi niimoodi, et pealispindselt tundub, et mis ta siis pidada ei ole ja me kuuleme ju tihtipeale, kuidas inimesed üsna enesekindlalt ütlevad, et noh, oma jumalasse küll ei usu, aga no 10 käsku ma ikka pean. Aga kui hakkad lähemalt uurima ja uudistama, siis tuleb välja, et noh, ega see ikka päris nii lihtne ei ole, nii et ma arvan, et istume maha ja hingame sügavalt sisse ja hakkame kuskilt otsast minema ja vaatame, kas me saate lõpuks kuhugi ka välja jõuame. Okei. Ma lihtsalt jäin praegu mõtlema, kui sa seda sõna varastamine ütlesid, et äkki kuulavad meid ka nooremad inimesed, äkki me peaksime kasutama teisi sõnu, näiteks nagu rottimine. Jah, aga see võib jällegi mõnede teiste jaoks muuta asja tunduvalt segasemaks, et küllap Jah. tulevad ka need piiblitõlked või tõlgendused, kus ongi juba need tõlgitud niimoodi kaasaegsesse keelde ja mille sa tead, kuna on öeldud, et iga põlvkond peaks endale ikkagi uuesti piibli tõlkima, sest keel muutub, siis võib-olla Roberti silmad veel näevad seda piiblitõlget, kus ongi jah, et sina ei tohi oma ligimese vara rotti panna või mis iganes siis selleks ajaks need väljendid on. Jaa, las ta jääda jah, et jääme ikka selle varastamise juurde, aga tõesti, me siis sellest käsust nüüd rääkima hakkame ja tegelikult Robert seda põgusalt nagu ka viitas, ehk siis tegelikult tõesti, et siin neid nüansse, ma arvan, tänases maailmas on päris palju ja ma arvan, et päris palju asju on läinud ka kaduma just selles tähenduses, et mida siis selle all nagu noh, nii-öelda mõistetakse või aru saadakse ja noh, isegi iseenesest peetakse juba noh, et enam ei saagi aru, et sa nagu oled varastanud, et noh, just nimelt, et mis see üks pastakas sealt töö juurest kaasa võtta on, ega töökollektiiv sellest vaesemaks ei jää või ega omanik vaesemaks ei jää ja nii edasi. Aga läheme siis selle suurema küsimuse juurde, et mis asi see vargus siis, kas me saame kuidagi noh, vargust defineerida, kas see definitsioon on see, et kellegi vara omistamine või peaks seda veel ikkagi hakkama laiemaks sikutama, Robert? No ma arvan, et see, ütleme ju, filosoofiline baastõdemus selle käsu juures on see, et üldse on eraomand olemas ja et eraomand on midagi, mida ikkagi kristlik usk jaatab.
ja et on õigus inimesel eraomandi puutumatusele kaitseselt, seda ei tohi seaduse vastaselt või õiguse vastaselt ära võtta. Et see on nagu see baasasi, et ega see ei ole ka iseenesestmõistetav, et on ju meil olnud ka ideoloogiaid, mis eraomandit kui sellist eitavad, vähemalt arvavad, et eesmärk peaks olema maa peal luua selline ühiskond, kus eraomandit sellisena ei oleks. Et 10 käsku ilmselgelt ju kaitseb seesama käsk ka seda eraomandit ja tõesti seda, et seda meilt nagu ütleme siis seaduse või õiguse vastaselt ära ei võeta. Nii et aga noh, nüüd on need küsimused, et mis see äravõtmine üldse siis on näiteks, et mul on ka tuttavaid, kes ütlevad näiteks ka, et maksud on vargus, et mitte midagi muud. Aga no selle kohta meil on ju piiblis väga selgelt, et maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha. Et samas tundub nagu, et maksu kui selliseid ka piibel meil jaatab. Nii et ega seal on ikkagi päris palju erinevaid küsimusi, et mis on siis see eraomandi nagu seaduse või õiguse vastaselt äravõtmine. Toomas täiendab. Jah, no kõigepealt muidugi tuleb täpsustada, et maksud ei ole mitte vargus, vaid röövimine. Sest vargus on salajane, aga röövimine on see, mida tehakse jah, avalikult. Nii et Aga nii võib tõlgendada. Aga ma arvan, et Robert on nõus, et see jäägu nüüd sinu arvamuseks, Toomas, et ei muuta sellega kaasa. Mõistagi ei ütle, et see niimoodi on, aga ma olen selline terminite kallal norija inimene. Aga muidugi jah, tõepoolest see vara ja omandi küsimus on oluline ja mitte niivõrd sellepärast, et need asjad oleksid eesmärk iseeneses või see viimne instants, mida kaitstakse, vaid eraomandi ehk asjade ja vara kaudu tegelikult on ju kõik see seotud just nimelt inimese vabaduse ja vastutuse ja väärikusega. Ja ka suhtega, eks ole, mis meil on omavahel. Nii et kui me kohtleme ligimese vara õiglaselt ja õiguspäraselt, siis tegelikult selle kaudu me ju kohtleme oma ligimest mingil moel. Ja kui me võtame talle kuuluvat asja ebaõiglaselt, olgu siis pettusega või salaja või vägivallaga ähvardades, siis tegelikult ongi ju ka küsimus siin meie ikkagi omavahelises suhtes selle kaasinimesega. Ja me teame, et meie kristlaste kutsumus on ju armastada oma ligimest nii, nagu me armastame iseennast. Nii et kõik need asjad on ikkagi ennekõike suhte küsimus ja ka see tõesti, et kui ma oma ligimeselt midagi ebaõiglaselt võtan, siis ma ei võta lihtsalt asja, vaid ma lõhun suhet ja usaldust. Ja selle kaudu tegelikult, kuidas me ju kohtleme oma ligimest, omakorda me ju teame, et selle kaudu me teenime ju Jumalat. Nii et see kõik on lõpuks ka usu küsimus, et ei ole sugugi nii kerge asi. Mul oli ka üks mõte, aga ma lasen Robertil ennem öelda oma mõtte veel, mida tahab öelda. Jaa. Kõigepealt muidugi ka see, et eks esmapilgul tundub ikka selle käsu puhul, et eks ju, et see käsk kaitseb seda, kellelt varastatakse või kellelt võetakse midagi ära. Aga tegelikult võiks ju tõesti mõelda ka nii, et see käsk kaitseb neid potentsiaalseid vargaid, sest varastamine kui selline, ma arvan, on sõltuvust tekitav tegevus. Ja see on tegelikult ka selle nagu varga nii-öelda hinge hävitav või tema inimsust hävitav tegevus. Et selle koha pealt võiks tõesti ju mõelda ka niimoodi, et miks see käsk on, et mitte ainult, et kellelgi ei võetaks, vaid see, et see, kes nii-öelda võtta tahab, et ta ei võtaks ja ei muutuks sellega, ütleme, tegelikult siis inimeseks, nii nagu Jumal ei ole inimest loonud, vaid seesama, mis Toomas rääkis, need meievahelised suhted ja see väärikus ja austus nii teise, aga ka enda suhtes. Et tegelikult inimene hävitab ka enda inimväärikust selle varastamisega. Et ja hästi kurb on, et on olnud ühiskondi olemas, mis soosivad varastamist tegelikult nii riigilt kui ka üksteiselt. Et see on minu arvates väga, kuidas see muudab inimest, ka see on see küsimus selle käsu puhul. No ma saan aru, et te nüüd sattusite hoogu, et ma siis lasen sul ka, Toomas, nüüd ära rääkida, et siis ma vaatan, et kuhu te välja jõuate, siis räägin ise. No ole hea, Toomas. Ja vahel on nii, et kui kohvi on joodud ja hea seltskond, siis juttu jätkub kauemaks. Ja tõepoolest, see on ju väga oluline jah, et ka nii-öelda varastaja või potentsiaalse varastaja enda küsimus, sest lõpuks on ju tõesti siin kõige selle taga see
kelle või mille peale me loodame, kas me Jumalasse usume just nimelt selle usalduse tähenduses. Ehk siis, et ausus ei ole mitte lihtsalt selline moraalne kangelaslikkus, vaid on usaldus selle vastu, et ma ei pea oma tulevikku ehitama teiste arvelt ja Jumala käskude eiramise arvelt, vaid et kui mina olen ustav sellele, kelleks Jumal mind on loonud ja kutsunud olema, siis minu vajaduste eest Jumal hoolitseb. Et ma ei pea ühegi teise isanda teenistuses olema, kas või tõesti nii-öelda mammona teenistuses, kui ma eiran Jumala käske ja hakkan kuidagi pettusega endale nii-öelda tulevikku ehitama, siis tegelikult see ju tähendab Jumala vahetamist mingi ebajumala vastu ja see on jällegi kõige otsesemalt usu küsimus ja sugugi mitte kuidagi kõrvaline. Ja, noh, siin nüüd on seda filosofeerimist olnud päris palju. Mul jälle siuke praktiline inimene, kes hakkab kohe siin arutama hoopis teisel teemal, mis sellega seostub, on seesama küsimus, kui palju me endale üldse teadvustame seda, mis on see näiteks seesama omand, eks ole, et kui me rääkisime siin sellest, et mis see vargus on, et see on kellegi omandi äravõtmine, eks ole, või mida keegi teine omab, ma ei mäleta nüüd täpselt seda Roberti sõnastust, aga midagi taolist Robert ütles. Aga mis omand nagu on ja mulle tundub, et just nimelt sageli nagu see probleem hakkab hoopis sealt peale, et hästi lihtne on, et kui seal on, eks ole, laua peal on rahapatakas või on ta siis seifis, sa lähed, võtad selle ära, on ju, noh, hästi lihtne, noh, see on ilmselt tema raha, ma võtsin selle ära ja võib-olla teinekord ka see, kui ma saate alguses ütlesin, et hästi noh, nagu selge ja arusaadav käsk, et äkki jõuame mitu teha, siis ju tegelikult mina ka olen jõudnud üha rohkem ja rohkem selleni, et kust maalt jookseb see piir, kus ma võiksin hoida, öelda, et see on minu oma või see on minu omand või kus ma sellele omandile, noh, mis mulle kuulub, näiteks tähelepanu üldse ei pööra, et ma peaksin sellele nagu mõtlema. Ma toon ühe näite ja see näide on näiteks seotud just nimelt fotodega, näiteks pildistamisega. Et see, mis on viimastel aastatel juhtunud, on see, et üha rohkem ja rohkem ma näen seda, kui avaldatakse kuskil pilte, siis on raudne reegel, et selle pildi alla pannakse ka selle inimese nimi, kes selle pildi on teinud, või siis pannakse ka iseennast, et vot ise oma tehtud pildid või noh, mis iganes, eks see autorlus määratakse ära. Ma julgen arvata, et 10 aastat, võib-olla isegi 15 aastat tagasi ei olnud see sugugi tavaline, et kui sa olid teinud mingi looduspildi kuskilt, mingi klõpsu merest, eks ole, et siis sa panid selle alla minu tehtud pilt või minu pildivaramust või noh, mis iganes, kas näiteks Facebooki. Et mina olen mõelnud ka selle peale, et ma ei ole kunagi analüüsinud seda, et ka kõik minu jutlused, mis ma loon, on ju tegelikult minu omand või Robert, sa paned C-tähe sinna alla, copyright Robert Punder igale jutlusele või ei ole veel? Ei ole, ma ei pane, sest et ma arvan, et see on Jumala omand ikkagi ja ma tahaks just, et kõik kasutaks, et mul on nagu vaata vastupidi, mitte et ainult mina saaks kasutada, vaid kõik teised saaks kasutada. Aga see on selles mõttes väga hea ju näide, Jaak, tõesti, et seal on ka see vahe, et kuidas me ise oma omandit nagu reklaamime või kuidas me suhtume, et võib-olla tõesti osa meie omandist ongi ju selline, kus me ütleme iga naabri, et vaata, see labidas on teile kõigile kasutamiseks, võta, kasuta, ole hea, too tagasi. Ja mingi asi on selline, kus me ütleme, et see ei ole päris niimoodi, et sa võtad niisama, vaid see on asi, mida ainult mina, eks ju, kasutan. Ehk siis ka meie omandil on mingid erinevad kategooriaid, et pigem võiks siis seda nagu nii võtta, et on asju, mida me ka ju saame lubada ise ühiskasutada ja on asju, mida me ei luba. Et selle kohalt meie enda suhtumine meie omandisse määrab ka paljuski selle, kuidas teised kasutavad või suhtuvad siis meie omandisse. Kuule, Toomas, aga kas nüüd see saade, mida me siin teeme, kellele see kuulub nüüd? Kunst kuulub rahvale. No, aga intellektuaalomand on muidugi meie päralt, jah. Ja jällegi selle omandiga, nii nagu ka Robert viitas, et omandiõigus ei tähenda ju seda, et keegi teine ei võiks kasutada peale omaniku, aga omandiõigus määrab ka ära selle, kellel on õigus öelda, kes ja milleks võib mingit asja või ka näiteks intellektuaalset vara kasutada. Et see omanikuks olemine, nii nagu iga anne on alati ülesanne ja kui Jumal on lasknud meile midagi osaks saada, siis see tähendab seda, et meie kätte on antud vastutus selle kas siis asja või nähtuse
eest. Ja siis siin tulebki mängu see meie vabaduse ja vastutuse küsimus, et kuidas me seda siis kasutame, et mingeid asju tõesti me anname teistele tarvitamiseks, midagi me jagame, midagi me hoiame endale, aga ka teades, et ka see ei ole asi, ei ole kunagi eesmärk iseenesest, vaid antud meile kasutamiseks ja ajutiselt. Nagu kogu see maailm, milles me elame, on ju meie kätte ajutiselt elamiseks antud ja varsti oleme me surnud. Ja siis ongi ju meie ees küsimus, et milleks me siis tarvitasime neid ajalikke ande. Ja kas sellest on siis meil midagi kaasa võtta, kui me siit ilmast lahkume? Et see on alati tuleb arvestada jah seda, et ükski asi ei ole liiga kaua meie käes ja iga asjaga me peame tegema endale või koguma endale aardeid taevasse. jaa, ehk siis me tegelikult oleme praegu selle intellektuaalse omandi juures ja ma arvan, et nendest teistest omamistest või omandamisest või omamisest räägime ka. Omandamisest, see võiks ka vargusel olla kuidagi sünonüüm mõnes mõttes, sõltub, kuidas omandad. aga no see selleks. ehk siis tegelikult jah, nii nagu Robert ka tegelikult siin ju viitas, et ma pean küll ütlema, et meil on leeritundides need nagu on mööda hakanud minema, et tänapäeval mulle näib, et see intellektuaalne omand kui selline just nimelt, mis puudutab muusikat ja mis puudutab ka pilte ja mingit sellist asja, et see on kuidagi inimestel saanud nagu selgeks, et see on ikkagi teatud selline autorlusega seotud ja et seda päris kergesti nagu teha ei saa ja võib-olla täna enam ei ole ka nii palju vajadust, et kõik muusika erinevad platvormid, mida sa saad striimida, et see rahanumber, mis tuleb kuus välja käia, võib-olla ei ole nii suur. aga ma ei tea, võib-olla olen ma vana inimene ja ei saa mitte millestki aru, et tegelikult noored teevad veel midagi muud. aga tõesti, et see nagu on üks asi. Võib-olla see, mida veel vähem arvestatakse, on just nimelt see, mis puudutab näiteks mingeid raamatuid või kirjatükke või et kuskohalt see jookseb ka, see piir. et ma ei mäleta, mis ulatuses noh, näiteks seesama plagiaatlus näiteks ülikoolide juures, millega mingi aeg tagasi tegeleti, päris palju oli seda avalikus ruumis juttu sellest, et kust maalt see plagiaat jookseb ja mis hetkest võib öelda, et töö on plagiaat. et neid küsimusi siiski ilmselt sellise intellektuaalse omandiga on veel, aga võib-olla mitte enam niivõrd sellise foto ja muusikas, vaid ta on kandunud võib-olla sellisesse trükisõnasse, ehk siis jälle see küsimus, et kas me peaksime oma jutluseid nii-öelda omama ja omistama või tõesti, nagu Robert ütles, neid jagama ja ma olen mõnes mõttes ikka Robertiga ühte meelt, et mina ka veel ei ole seda C-tähte sinna alla kirjutanud, et see kuulub intellektuaalses mõttes mulle ja kes seda loeb, siis peab mulle selle eest maksma. kuigi mine tea. nii et või mis te sellest arvate, Robert, mis on selle, just nimelt ma mõtlen sellise kirja ja trükikunsti puhul, et kas see on meil veel nagu probleem või me praegu äkki võimendame üle seda? no ütleme niimoodi, et eks noh, ülikooli raames näiteks selle asja kõik on teinud lihtsamaks need igasugused erinevad programmid, mis tuvastavad seda plagiaati. Ütleme suhteliselt efektiivselt, et see, et sa nüüd praegu 30 lehekülge mingit raamatut lihtsalt kopeerid, seda on ikka peaaegu et võimatu teha lõputöös, vähemalt Tartu Ülikoolis küll. et selles mõttes on see süsteem noh, natuke nagu ka ütleme läinud paremaks ja sellepärast võib-olla seda ei tehta enam nii palju aga aga ma ei oska öelda, et kas see on probleem või mitte, et noh, nende jutluste puhul konkreetselt olenebki, ma arvan, vaimuliku suhtumisest. et noh, teatud määral ma arvan, et on õiglane, et kui keegi võtab, ma ei tea, mõne jutluse raamatu ette ja loeb sealt, noh siis ta igal juhul peaks ju ütlema, et kust ma loen, et kui see on sõna-sõnalt nagu ette loetud ja selles ei ole ju midagi häbeneda, et võib-olla tõesti oli, ma ei tea, inimene haige või ükskõik mis asi, et ma olen isegi mõelnud, et kui mingit muud varianti ei ole, et ma võtangi selle jutluse raamatu ette ja loen vastava kirjakoha peale siis jutluse, et siis seda peaks nagu kindlasti ütlema. noh, teine koht on see, kui sa võtad sealt mõne võib-olla tuummõtte, äkki on viisakas juba viidata. aga kui sa võtad mingi loo, mida seal kasutatakse, kõik kasutavad, noh, võib-olla sa viitad siis selle algsele autorile, mitte ei pea viitama, et vaata, ma võtsin sellest raamatust, kes omakorda luges toda raamatut ja kes võttis sealt selle kuskilt selle loo, et ma arvan, et see on nagu mingi tunnetuslik piir ka tihti, aga võib-olla on ka osad inimesed tundlikumad selles asjas kui teised, aga noh, ma arvan, et tõesti, et see piir on paigas, et kui sa oled sõna-sõnalt maha, sa ilmselgelt peaksid ütlema, et kus sa loed seda.
Ja nii rohkem, tavaliselt. rohkem on vist praegu juba probleem sellega, kui inimesed esitavad tehisaru loomingut enda loomingu pähe, et ma siit-sealt olen ka tajunud vaimulike tekstidest niisugust tehisarulikku sisu. Olen ajalehest lugenud nii mõnegi poliitiku tekste, mis mulle tundub, et on küll väga selliste tehisaru loodud tekstitunnustega ja küllap on siin-seal veelgi. Nii et ma arvan, et siin on kindlasti ka puutumus selle käsuga jah, et teise mõtteid omistada ja selle kaudu endale mingeid punkte koguda. Noh, kogu see tehisarumaailm muidugi vajab veel ka eetilisest seisukohast läbimõtlemist ja kust maal ikkagi see piir on, et millal ta on veel selline tööriist nagu klaviatuur või tekstitöötlusprogramm, mida sa ju ei viita, et see artikkel on kirjutatud kasutades Google Docsi ja Logitechi klaviatuuri ja kust maalt ta tegelikult muutub juba kaasautoriks, mis omakorda ju peegeldab väga paljude varasemate autorite töid, nii et elame huvitaval ajal. ei, absoluutselt ja mu siin nägu läks vahepeale muigele, sest ma just mingi aeg tagasi sattusin kuulama ühte loengut, kus oli täpselt sama küsimus, et noh, nagu lektor esitas selle küsimuse, et kas me peaksime noh, nii-öelda igal pool, kui me kuskilt sõna võtame, ütlema, et antud teksti on koostanud ai. Et tegelikult ju selle küsimuse püstitad sina sellele ai-le, ehk siis see, kes selle küsimusele vastab, on ai, aga selle loomeprotsessi tõukejõuks oled ju nagu selles mõttes sina. Ja ta tegelikult päris lõpuni isegi ei vastanud tõesti selles kontekstis ära, et ta julgustas, ütles, et ärge peljake ja noh, et tegelikult tema ütles, hoiak oli see, et nagu ei pea isegi ütlema, et sa võidki seda esitada, mis sa sealt loed, aga need küsimused olid ju sina fabritseerinud, et nüüd on küsimus selles, et kui tõesti, et noh, et on vaja nagu viitama hakata, et kus kohast ai need mõttekäigud on kokku pannud või võtnud, et siis sealt kuskilt võib tekkida mingisugune nagu teema üles, aga et sugugi ei pea alati ütlema, et vot selle teksti autor on ai, et, et tegelikult oled selle autor ikkagi sina, sest sina oled see, kes sa küsid ja sina, kes seda teksti ka võib-olla siis noh, tõesti korrigeerid või mis iganes, et see jää on tegelikult natuke kuskil maal õhuke küll, vist. Ta on ilmselt jah, nii ja naa, et kui sa lihtsalt püstitad tehisarule küsimused, koosta mulle 5000 tähemärgi pikkune arvamuslugu sel ja sel teemal ja kui sa siis lihtsalt copy paste'iga võtad selle ja saadad toimetajale, noh siis sel juhul võib-olla on ikkagi sinu autorlust seal pigemini vähe, et sama hästi oleks võinud see toimetaja ise selle tellimuse otse saata sinna ta ei tulnud selle peale, ta ei tulnud selle küsimuse peale, mille peale sina tulid. Ja, aga kui sa ikkagi jah, tõesti selle ka nii-öelda käsuviiba või prompti koostamisel oled loominguline ja esitad ikkagi täpsustava tellimuse ja esimese tulemuse peale kohe seda ära saatma ei hakka, vaid lased tal midagi ümber teha seal ja annad suuniseid, et siis sellisel juhul muidugi ühel hetkel ta ikkagi on sinu looming tõesti, milleks sa lihtsalt oled kasutanud niisugust tehnilist tööriista ja selle puhul võib-olla tõesti ei ole vaja viidata, aga ma arvan, et see on tõesti tunnetuse küsimus ja et kuidas keegi seda võtab, aga noh, natuke pentsik on lihtsalt, kui sa kellegi teksti lugedes tajud ära, et kuule, et see ei ole inimese kirjutatud jutt, et see on väga ChatGPT toormaterjal. Minul on juhtunud mõni aeg tagasi selline asi, et kus inimene küsis ka mu käest seda, et kuule, et kas see on nagu chati kirjutatud, see jutlus, mis ma pidasin, miks sa nii arvad, see oli täna hoopis teist laadi, kui sa muidu oled pidanud. mõtlesin, et ei olnud, et mul lihtsalt tuli üks mõte ja üks teine tunne ja ma mõtlesin, ma natuke teengi teadlikult natukene teistmoodi, aga jah, inimesed märkavad seda, et et kui midagi on teistmoodi, et siis võib nagu kahtlustada, et ai. Kas sa, Robert, tahad selles konkreetses midagi ütelda, sa võid pead raputada ja mitte ütelda, ma lähen edasi. Minuni ei ole see asi väga palju veel jõudnud, et mul ei ole olnud isegi kiusatust seda chat GPT-d veel kasutada.
kasutada, vähemalt jutluste või isegi ka akadeemilises kontekstis, nii et ma ei oska palju öelda, aga ma olen nagu tunnen samamoodi, et pidevalt on mingi kahtlustus üleval, ma näen, et ai, tema teeb kindlasti chat-GPT-ga, vot see mulle väga ei meeldi, et seda nii palju on. Jah, eriti hirmus minu meelest on see, et on hakatud kahtlustama kõiki, kes kasutavad pikka mõttekriipsu arvutitekstis, mida enamus inimesi väga palju ei kasutanud varem, aga need tekstirobotid on tarvitanud ja siis nüüd kahtlustatakse kõiki, kes seda pikka mõttekriipsu kasutavad, et see on kindlasti sealt võetud tekst. Et mina olen seda kasutanud kogu aeg ja juba tunnen ennast natuke ahistatuna nende kahtlustuste. Ja nüüd me läheme natuke sellest maailmast välja, aga ma arvan, et see on üks teema, mis selle ühel hetkel võib seda hakata tõesti ka nii-öelda akuutseks nagu muutuma. Hästi põgusalt ma juba mainisin ka, et see, mille peale, kas see omandi suhtes, mille peale inimesed ei tule, ja ütleme selle intellektuaalse omandi suhtes ka, ma mäletan tõesti seal paarkümmend aastat tagasi leeritunnis, kui veel see plaatide kopeerimine, nii-öelda piraatlus oli väga, väga aktiivne, siis ma tõstatasin selle küsimuse ka ja siis üks inimene oli päris aus, ütles konkreetselt, et tema küll kopeerib plaate ja tal on küll põhimõte, et ta ei kopeeri Eesti autorite ja Eesti ansamblite plaate, et nendele ikka tuleb maksta, et nad on nii vaesed. Aga kui ma ikka seal Tiina Turneri plaadi alla tõmban või omale kopeerin, siis halloo, ta ei jää sellest ei rikkamaks ega vaesemaks. Nii et selline, ja siis me diskuteerisime selle üle. Ja tänasel, kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, siis see teine teema on ju tegelikult nüüd tõesti see, mis on seotud nagu omandi mõttes, näiteks seesama, võtan paljunduspaberit töö juurest kaasa, võtan sealt topsist peoga pliiatseid kaasa, neid on nii palju ja see on nii väike kulu, mis kannab see, aga mul on sellest vaata palju lihtsam, ma ei pea lapsele pliiatsid poest ostma ja kodus. Ma mõnikord ju kodus prindin ka neid tööasju välja, et miks ma ei võiks võtta seda pakki kaasa, seda paberit, ma ikka mõnikord prindin ka. Et kuidas sellega siis on, et kui suur see vargus siis nüüd on või ei ole, et kas jääb firma vaesemaks või ei jää vaesemaks või hoopis millestki muust see küsimus? No nii, Robert, sul on moosivarga nägu ees. No see nüüd on selles mõttes tõesti seesama, mis ma enne tõin, et probleem on süsteemis siis ilmselt, et kui kõik nii teevad, aga ütleme, ega see on keeruline. Väga tihti tavaliselt see inimene, kes siis ausalt teeb, see lüüakse juristi. Et see on nii nagu Kristuse endaga. Ehk siis peaks ühes ehitama süsteeme, mis on läbipaistvad ja ausad. Et see on, ma arvan, siis antud juhul see ju nii-öelda väljakutse, et kui sa oled ettevõtte omanik, on väga lihtne ju seda üles ehitada, sa saad päris palju panna paika, aga sealt tuleb, eks ju, see küsimus, et me ei tohiks või peaks üritama mitte olla osa ebaausatest süsteemidest või süsteemidest, mis ajavad inimesi varastama. Et see on see koht, et aga ma pean ütlema, et mina ei ole erinevalt teiste härrased kunagi Nõukogude Liidus elanud, aga nii kui palju ma kuulan, siis see oli paljuski võib-olla süsteem, mis teatud määral soosis varastamist ja valede andmete esitamist ja nii edasi, et ehkki aga kindlasti seal see erinevat moodi elada, aga just probleem on ka see, et me peaksime üles ehitama ju süsteeme, mis ei soosi varastamist, et see on just nagu ka see üks, ma arvan, võtmekoht ja just ka sellepärast, et kuidas see meid muudab. Et täpselt, et millisteks inimesteks me muutume selle käigus, et nii et küsimus võib-olla ei ole ju selles ühes paberis, vaid meie käitumismustrites või mõttemustrites, mis see on paratamatu, et kui meil on ühes kohas mingid mõttemustrid, need kanduvad ju üle meie teistesse eluvaldkondadesse. Et see on see, et millisteks inimesteks me muutume. Just, ma arvan ka ja, et siin on ikkagi selline üldpõhimõte kristlastena meil on ju ka, et kui juba on nagu mingi asja suhtes kahtlus, et kas see võib olla väärtegu, siis pigem igaks juhuks me ju hoidume sellest ja käime nüüd ringiga mööda. Sest et just nimelt küsimus ei ole mitte selles, et kas firma jääb vaeseks, vaid kas mina saan pühaks. Et muidugi jah, tihtipeale me kuuleme seda, et see on suur firma, et mis seal ikka tead või riigiasutus või see köislas lohiseb. Aga ongi, et patt ei muutu sellest ju pühaks, kui ohver on jõukam. Et enamasti tõesti ei ole küsimus selles, et teine pool jääb vaeseks, vaid see, et kui mina harjutan ennast elama ebaausalt või kogu aeg
niimoodi kuskil piiri peal käin, siis tegelikult ma rikun oma südametunnistust ja mina jään vaesemaks selle kaudu. nii, Robert? ja no muidugi on olemas ju hästi äärmuslikke olukordi, ja muidugi on ka muidugi see tõdemus, mida ikka vahel korratakse, et väiksed vargad ripuvad võllas, suured vargad sõidavad tõllas. Ja noh, ma olen ikkagi mõelnud selle peale, et kui on olukord, et noh, ma ei tea, inimene varastab toitu selleks, et tõesti, et tal oleks lastele midagi süüa anda, mis on sellised noh, äärmuslikud, võib-olla ühiskondlikud olukorrad, siis ilmselgelt see on nagu, seal on vahe sees vargusega puhtalt rikastumise või ükskõik mis eesmärgil. Et noh, ma olen mõelnud, et see on võib-olla üks selline ju näidik ühiskonna kohta, et kui inimene peab varastama toitu selleks, et tal endal või oma perel oleks süüa. Et see on muidugi tänu jumalale, et me ei ela sellises ühiskonnas või meil ei ole nii äärmuslikke tingimusi praegu. Aga noh, need lood, kui keegi, ma ei tea, kolhoosist kartuli varastamise eest, eks ju, et saadeti Siberisse või midagi sellist, et noh, need on äärmuslik olukord. Et eks seal on nagu neid kohti, noh, see on natukene sama nagu kas on tapmisega või ka isegi selle valetunnistusega, et noh, mingites olukordades on teatud ju hierarhiad sellistel ka moraalsetel tõekspidamistel. Et kui me selle vargusega päästame kellegi elu, et me selle kartuli siis noh, näiteks siis varastame, et siis ilmselgelt see on natuke nagu selline teistmoodi olukord, aga see on jälle näitab jälle süsteemi absurdsust, et tegelikult ei peaks olema ükski inimene selle olukorra ees, kus ta peab varastama toitu, et jääda ellu. ja noh, see muidugi mõnes mõttes ma natuke utreerin nüüd juurde sellele mõttekäigule, aga teistpidi võib see mõnes mõttes muutuda ka selliseks lihtsustatud vabanduseks, et noh, et mul on kõht tühi ja ma võingi minna poodi vargile ja siis, kui sa küsid inimesest, aga miks sa tööl ei käi, ma ei saa, mul ei ole võimalust, ma ei ole leidnud tööd, et see siin ka selle koha peal ikkagi kuskilt ilmselt see jää muutub nagu hapraks, et hästi lihtne on nagu öelda seda, et ma ei saa. Mul isegi alles hiljuti pidasin ühte vestlust ühe inimesega, kes tuli ka mu käest küsima toiduraha, et tal on ikka tõsine mure, et tahaks süüa saada. Noh, õnneks ta ei olnud vargile tulnud, vaid ta tuli küsima, eks ole, ja siis me tegime juttu natuke ja siis ta ütles mulle ka, et ei, mulle on pakutud küll erinevaid töökohti, aga seal makstakse nii vähe, et mul ei ole mõtet minna, see on nii väike tasu, mis seal antakse. Ja vot siis ilmselt lihtsam ja odavam on või soodsam on tulla raha küsima, kui seda lihtsat tööd teha, noh, nii-öelda, milles siis palk välja teenida. Ja sama on ju selle vargusega mõnes mõttes ka, võib juhtuda hästi kergelt nii, et lihtsam on ju minna võtta, kui näha selle leivapalukese eest vaeva. Või saan ma millestki valesti aru, Toomas? Jah, tänu jumalale me praegu Eestis oleme ikkagi sellises olukorras küll, kus keegi ei pea varastama selleks, et näljasurma vältida. Et loomulikult jah, ka kristlikus teoloogias on selle üle arutatud, et kas on näljasurma vältimiseks varastada või mitte, aga praegu 100 Eesti Vabariigis me ei pea selliste küsimustega siin tegelema, sest tõesti neid nii-öelda turvavõrkusid on ikkagi nii palju ja kõik, kes me oleme maksumaksjad, me tegelikult panustame igakuiselt sellesse, et oleks tagatud sotsiaalabi kättesaadavus ja nii edasi ja muidugi on palju inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei taha neid võimalusi kasutada. Aga siis ei ole ikkagi tegemist sellega, et neil ei oleks võimalust, vaid seal on jah, teinekord on kellegi eneseuhkus või noh, erinevad põhjusused, mis seal taga on. Aga varastada tõesti praegu Eesti Vabariigis ei ole küll kellelgi õigustust ja vähemasti seda õigustust, et ta muidu sureks nälga. Selle juures siin põgusalt oli sellest juttu, ma tulen korraks selle juurde tagasi, mis puudutab natuke usaldust. Et ma ei tea, kas teie kirikutes on, Kaarli kirikus seda enam, ma ei tea, ei ole, kas kahjuks või õnneks, aga ma mäletan oma noorusaegadest, meil olid jõulukorjandusel olid sellised kassad, mis olid sellised suured plekkkarbid ja seal oli küljes alati 2 lukku. Ma mäletan, kas Pilisteri kirikus oli see annetuspakk, mis oli selline tugevalt rautatud, trellitatud ja sellel oli küljes, kui mu mälu mind ei veta, lausa 3 lukku. Ehk siis see, noh, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et just nimelt, et ka kogudused on ju näinud omal ajal vaeva selleks, et seda varastamist teha keerulisemaks, ehk siis
mitte anda inimest nii-öelda, et mitte lasta inimesel kiusatusse langeda, et selle läbi on ka mingeid takistusi tehtud, et tänapäeval on ilmselt palju lihtsam, kui neid pangakaartidega viibatakse, mille puhul mul tekkis praegu küsimus, kus ma tean, et see oli selle inimese oma, mida ta viibas. Vot keeruliseks läheb see asi. vot, nii et nii ta on jah. Aga tulen uue sellise mõttekäiguga siia juurde, et mina pean ütlema, head vennad, et mina peaks küll täna vabandama teie ees. Ma olen varastanud teilt täna midagi. Sa Teil võite kõik viitad ajale või? ja absoluutselt jah, sest ma jäin 2 minutit hiljaks selle eetrisse tulekuga, nii et ma olin teilt varastanud ära 2 minutit aega. Et ega see on vist üks ka selline asi, mille peale tegelikult väga palju ei mõelda, aga kas ta üldse on vargus, et kas me peaksime nagu üldse sellest rääkima, võib-olla ma praegu olen millestki väga valesti aru saanud, et kuidas selle aja varastamisega on, kas see on asi, mis ka selle käsu alla mahub või mitte? Mis sa, Robert, arvad? nojah, aeg on raha, nii nad ütlevad, nii et tegelikult oled sa võib-olla rohkemgi varastanud. et mul on jäänud teenimata nii mõnigi euro selle 2 minuti pärast. Ma kannan sulle üle, saada ja, arvamuse ja, pärast. Ma hüvitan sulle su ja, ma kusjuures arvan, et kas mitte vahel ei ole muidugi tõesti ka sellist teatud murekohti kultuuriliselt, et mis on vargus, et kui mingis kultuuris on isegi nagu norm hilineda teatud, et sa oled nagu imelik, kui sa enne jõuad ja mingis kultuuri kontekstis on ju see täpsus väga-väga nagu oluline. Ehk siis seal on, ma arvan, teatud kultuurilised asjad, aga ma arvan, et see on hea, kui inimesed kokku lepivad midagi, et mis on see viisakas või ei ole üldse viisakas hilineda või on hea tulla 5 minutit enne. Ehk siis ma arvan, et seal on ka selliseid aspekte, mis natuke olenevad sellisest kollektiivi kokkuleppest selle aja puhul kindlasti. Ja noh, probleem on selles, kui on täiesti erinev suhtumine aega ja siis on koos töötada väga keeruline. et kui keegi arvab, et on täitsa okei 0,5 tundi hilineda, keegi arvab, et ei ole. Et ma muidugi arvan, et mina ja Toomas oleme leplikud selle 2 minuti suhtes, et nii, et meie sellises kultuurilises kontekstis see ei ole nüüd väga suur patt ja vargus, aga see on teatud, noh, oleneb tõesti sellest kokkuleppest, mis valitseb kollektiivs ja hea on, kui on ühene kultuur selles osas. ja nii, Toomas, kas sa annad mulle andeks või tahad pärast saada pangaarve? Annan sulle andeks, aga olgu see viimane kord. et hiljuti just eelmisel nädalal olime söögilauas ühe tuttavaga, kes oli käinud konverentsil Brasiilias ja oli seal ka imestunud, et ei antud nagu tavaliselt, kui sa tuled konverentsile, sulle antakse päevakava ja kõik asjad kaasa. Ja oli siis seal hotellis liftis küsinud ühe tuttava eurooplase käest, et kuule, et kõik on ju kena, aga mis kellas siis homme nagu algab see konverents. Ja see oli siis väga mõistmatu, sest talle otsa vaadanud ja siis nagu selgelt, sa oled esimest korda Brasiilias. Okei, et tead, ega ei ole mingit kellaaega, et sa lihtsalt vaata, enam-vähem tajud ära, et kui nüüd hakkavad asjad juhtuma, et siis tule kohale. Et tõepoolest kultuuriliselt on väga erinevad suhtumised aega, aga meie siin jah, oleme ikkagi tõesti seda tajumas, et aeg on ju piiratud ressurss ja taastumatu ressurss, et siin maa peal me oleme väga lühikest aega. Ja selle tõttu see on ikkagi väga väärtuslik, milleks me seda aega kasutame. See on üks vara, eks ole, mille eest vastutus on ju meie kätte antud. Ongi just nimelt see aeg. Nii et kui ma kellelegi luban ja lepin kokku mingisuguse ühise tegevuse ja tema planeerib selle jaoks oma päevakavast aja, mida ta ei saa siis ju millegi muu jaoks kasutada, mida ta võib-olla tahaks. Ja kui ta nüüd ootab minu järel, sest mina jään hiljaks, kõik mis põhjusel, siis ma röövingi temalt aega tõepoolest sõna otseses mõttes. Ja seda aega ta ju hiljem kusagilt tagasi ei saa. Ja muidugi, kui on tegemist näiteks töösuhtega, kus inimene on tööandjaga kokku leppinud, et ta oma aega ja energiat vahetab siis raha vastu ja andes selle eest siis tööandjale vastu mingisugust tööd ja tegevust ja kui ta siis samal ajal lihtsalt aega surnuks lööb, olgu siis
ebamõistliku venitamisega tööd tehes või ristsõnade lahendamisega, samal ajal kui ta peaks tegema hoopis mingeid muid asju või pidades pikki telefonikõnesid sõpradega, siis samamoodi tegelikult on ju tegemist tööandja tagant varastamisega. Nii et need asjad, jah, aeg on väga tähtis asi, mida saab varastada ja mida saab ka kinkida. Absoluutselt, vot need mõlemad teemad tegelikult siin ju kokku lähevadki. Ma oleks järgmisena küsinudki seda, aga et näiteks kui ma töö juures jalgu kõigutan ja noh, nii-öelda venitan töö tegemisega, siis ma ju mõnes mõttes tegelen ka vargusega just nimelt selles tähenduses, sest tööandja usaldab mind, ta maksab mulle ju selle tunni eest palka, mida ma võib-olla muidu noh, nii-öelda Facebookis surfates laiaks löön, eks, et siin kuskilt ikkagi mingid need ajamõõted tulevad mängu. Ja teine on see, mida ka Toomas puudutas, see teine pool, eks ole, et aeg on ka see, mida me saame kinkida, et ma olen just ka vabatahtlikkuse kontekstis selle peale nagu hästi palju mõelnud, et tegelikult me ikkagi peame väga väärtustama seda, mida inimesed annavad ka koguduse juures ju Jumalale tagasi selle läbi, et nad annavad oma elust mingisuguse osa millegi, noh, võib-olla ka millegi arvelt, eks ole, me ju ei tea neid mõõdikuid, aga kus inimene teeb valikuid selle ajajaotuse suhtes, mida ta eraldab nii-öelda loojale, ehk siis see on samamoodi küllalt tähtis. Tahad sa, Robert, nüüd midagi lisada siia? Ma tean, et Toomasel on näpp ka püsti olnud. jaa, noh, see on, tegelikult me siin saate algus ka puudutasime seda teemat, aga see üks, noh, hästi selline suur küsimus on ka see, et, et aga mis siis, kui me ise nagu laseme endilt varastada. Teatud määral see on ka nagu meie süü, kui me ei hoolitse selle eest, mis meie hoolde on usaldatud. Eks selle ajaga on ka natuke, et kui me ise ei pane piire paika, aga ka muu varaga ja tihti ju, kui vara on ka Jumala käest tegelikult ja me peame selle Jumala käest antud varaga hästi ümber käima, siis ka kui me nagu natuke, noh, see on nagu nii nagu patutunnistuse teo ja tegemata jätmisega oleme pattu teinud ja kui me jätame ka midagi tegemata või justkui ei valva seda, mis meie hoolde on usaldatud või ei vastuta selle eest, siis teatud määral võib-olla me oleme kaassüüdlased isegi selles varguses või varastamises. Et eks siin on nagu see koht ka, et vahel on võib-olla lihtne olla ohver, tõesti, noh, aga tegelikult on ju ka meil teatud vastutus selle eest, mis meie hoolde on usaldatud. Toomas. Ja tõepoolest, Jumala käest saab ka aega varastada, kui me jätame pühapäeva pühitsemata või seatud palvet pidamata. Aga saab tõesti ka iseenda ja oma pere tagant ka aega varastada, et kui oled lubanud ja sinu lähedastel on õigus ka eeldada, et sa nendega aega veedad mingis mõistlikus mahus ja samamoodi on igal inimesel vaja võtta ju aega ka iseenda jaoks. Ja kui siis see aeg möödub, noh, võib-olla ka füüsiliselt küll koos olles, aga tegelikult noh, nutitelefonis või noh, kusagil, kus sa tegelikult oled mõtetega ikkagi hoopis ajevil või mujal, siis on jällegi tegelikult küsimus, et kas sa siis seda aega tegelikult pühendad ja kingid oma lähedastele või iseendale või sa lihtsalt raiskad seda aega. Et need teemad on ju praegusel ajal päris aktuaalsed paljude inimeste jaoks. Jaa, ma nüüd venitaks seda teemat tegelikult veelgi laiemaks korraks, et ma tõesti, andku kuulajad andeks, kui ma nüüd ei käsitle kõiki neid teemasid sellisel moel, et me nüüd võtame lahti seda varguse teemat, et me ütleme, et kas see on vargus või see ei ole vargus, vaid oleme siin natukene filosoofilisemad olnud ja eks igaüks sellesse ruumi saab mahtuda. Aga ma tooksin sellise ühiskonna tasandi ka natukene mängu, et kas me ühiskonnas mingisugusel moel võime ka tajuda seda, et mis asi on, et kuidas meilt varastatakse. Ma isegi pean silmas seda, et võib-olla see on rohkem nagu järgmise saate teema, aga mõtlesin korraks siin just nimelt poliitikute peale ja sellest tulenevalt, et kuidas need maailmavaatelised küsimused ikkagi hakkavad lõpuks määrama inimeste käitumist ja kuidas see väärtusmaailm hakkab seal toimuma. Et kui palju huvitav poliitikas näiteks mõeldakse selle peale, et ma võin näiteks rahvalt varastada, ma ei tea, aega, raha röövida, et kuskohast, et kui laiaks selle tasandi saab üldse venitada, kas see jääb nagu selliseks ainult
nii-öelda minu isikliku indiviidi tasandile või tegelikult on see ikkagi kuidagi laiendatav suurtematele sootsiumitele ühiskonna mõttes? Mis sa, Robert, arvad? see oleneb muidugi ka riigikorrast ja kõigest, et kui riik, see olen mina, siis sa ju ei varasta midagi, kõik on sinu oma. et sa saad kõike, aga ütleme, eks see ideaalis peaks ju, kui on mingi avalik vara või midagi, sellest peab ka vastust andma rahvale, sest kõrgem võimukandja on ju rahvas demokraatlikus ühiskonnas. nii et selle koha pealt peaks ju rahvas panema paika need piirid teatud määral, et mis hetkest on mis asi vargus ja mis hetkest ei ole. Et noh, ma ütlengi, et nii nagu me alguses rääkisime, et ilmselgelt kristlus jaatab ühiskonda kui sellist ja teatud ühiskondlikke reegleid ja ka muidugi teatud sellist nagu avalikku siis ütleme vara kasutust, et on ju, see kõik on olemas, aga need piirid, noh, demokraatlikus ühiskonnas peaks ju rahvas ise paika panema teatud määral läbi valimiste, läbi, eks ju, muude reeglite, kus rahvaesindajad panevad paika mingi seadusandluse, kus meil on põhiseadus, mis paneb piirid ja nii edasi. Ehk siis seda on nagu raske öelda, sest see on tõesti oleneb korrast ja jälle kultuurist ikkagi. Et võib-olla mõned asjad, mis meie kultuuriruumis tõesti on vargus, ei ole mingis kultuuriruumis, aga see nõuab nagu täpselt näiteid, aga ma arvan, et see 10 käsku paneb meile siiski paika ju mingisuguse suuna või selle teatud nagu hoiaku suhtumises sellesse, just kui tegemist on avaliku varaga, siis ka see vastutus või vastuse andmine ka rahvale, et kuidas seda kasutatakse, et see on see, mis on oluline. jah, no nii, noor see poliitik või vana poliitik Toomas. vanapoliitik ja emeriitpoliitik, et ma ei ole enam kuskil volikogus. aga et jah, ma arvan, et poliitikutel kindlasti on oluline ikkagi teadvustada, et see nii-öelda maksumaksja raha ei ole mingi abstraktne suurus, selline tume energia kuskil universumist, kust saab kõike ammutada ja millega saab teha, mida parasjagu pähe tuleb, et see on tegelikult ikkagi meie ühine rahakott, kes me kõik ju sinna maksusid oleme maksnud või veelgi maksame. nii et tegelikult ikkagi vastutus selle kasutamise eest on päris suur. ja samamoodi ka maksumaksjatena, olgu siis üksikisikute või ettevõtjatena ka, et kui vahel mõnel võib tekkida ka kiusatus maksude nii-öelda optimeerimisega minna juba väga piiri peale või vaata, et sealt ülegi, et siis tekib ka küsimus, et kas ma sellega tegelikult panen oma koorma teiste õlgadele, et seda, mis oleks minu kohus kanda ühises hakkamasaamises, ma nüüd lükkan teiste õlule, sest ühiskondlik õiglus on ka osa ligimise armastusest. ja tõesti, vahel on seadused ebamõistlikud, aga neid on demokraatlikus ühiskonnas võimalik ka muuta. nii et tuleb lihtsalt silmas pidada, et muudan seadust ja murran seadust on ikkagi kaks üsna erinevat asja, mida saab silmas pidada, jah. selle juures on hästi tore, selle peale mõeldes see maksumaksja raha puhul, siis ma olen mõnikord mõelnud, et kui mõnikord hakatakse rääkima sellest, et see raha tuleb meile Euroopa Liidust, see pole meie raha, siis ma alati mõtlen ka, et mis mõttes, et tegelikult me oleme kõik Euroopa Liidu maksumaksjad ja see on tegelikult meie kõikide raha täpselt samamoodi, et jah, et see tuleb kuskilt mujalt, et see ei ole meie, et sellega võime teha, mis pähe tuleb ja laiaks lüüa või kulutada mõttetult kuskile sinna, kus ei pea nagu kulutama. nii et me saime sellise laiema dimensiooni ka siia sisse või tahad sa, Robert, veel täpsustada seda ühiskonna teemat natuke või? No eks see minu jaoks see üks nagu suur probleem on selles, et noh, ideaalis peaks see olema nii, et mis on ju avalik nii-öelda raha, et see teenib avalikku huvi, et võimalikult suuri huvisid, mis on võimalikult suurel osal ühiskonnast. Et minu silmis on noh, hästi kurb või nagu kui see läheb niimoodi, et kui on üks erakond võimul, siis rahastatakse teatud asju, teine erakond võimul, siis rahastatakse neid asju, mis tollele meeldib. See nagu teatud määral on paratamatult nii, aga et meil peaks olema see mingi nagu avalik huvi, et mingid asjad, mille puhul me oleme kõik nagu ühel meelel, et see on asi, mida me peaksime rahastama. Need on inimesed, keda me peaksime toetama, kes vajavad seda. Ja ma isiklikult nagu tunnen, et sellises tänapäeva polariseeruvas ühiskonnas just see avalik huvi jääb kuidagi nagu järjest tahaplaanile või meil on järjest vähem ühiseid
ühismeelt selles osas, mis on avalik huvi ja mis ei ole. Et see on minu silmis ja noh, kui see ei ole väga suure osa ühiskonna jaoks avalik huvi, siis see grupp võib pidada seda varguseks, et see on raha, mis võetakse ära ja mis pannakse kuhugi, mis on sügavalt ebaeetiline siis selle ühiskonnagrupi jaoks, aga see on tragöödia kogu ühiskonna jaoks minu arvates, kui see avalik huvi nagu kaob ära, muutub ebaselgeks. no see on selline poliitfilosoofia teema natuke ka, noh, mis võib-olla ei ole meie saateformaadiga kuidagi seotud, aga ma olen selle peale, no õpilastega on sellest tihtilugu tulnud juttu, siis kõik me ju teame, kes oli Aristoteles, eks ole, ja tema riigikorralduses ka tema pidas kõige paremaks ikkagi demokraatiat, aga ta seadis sinna ühe klausli juurde, sest tema nägi ka demokraatias väga suurt ohtu ja see oht oligi just nimelt selles, et kui hästi väikene enamus hakkab valitsema küllalt suure nii-öelda vähemuse üle, ehk siis just nimelt, et demokraatlikult võid sa ju hääletada ja saada 51% hääli, aga 49% ju on ka hääletanud ja on ka sellesama maa rahvas või selle riigi rahvas ja siis tema tõigi välja kuskil ühes teoses, ma ei julge nüüd seda öelda, mis teos see oli, aga ta pakub välja selle, et vähemalt 75% peaks olema, noh, kui meie terminit kasutada, koalitsiooni osakaal, et siis võiks öelda, et tõesti, et enamus on esindatud selles riigis demokraatlikult. Mingi osa kindlasti jääb opositsiooni, aga see, kes koalitsiooni kuulub, peaks olema võimalikult kõrge protsendiga just nimelt selleks, et ei tehtaks selliseid liigutusi, et napilt-napilt saame hääled ja siis muudame ja siis tulevad järgmised, kes napilt-napilt võidavad ja pööravad selle kõik pea peale ja siis käibki selline asi, aga noh, kas see Aristotelese mõte kunagi realiseerub, ei oska näha ette seda praegu mina küll. No nii, kas te tahate nüüd lisada sellele sfäärile veel midagi? Me oleme nüüd heietanud heas mõttes mõtteid väga filosoofiliselt, no mõnes punktis konkreetsemalt, aga ma arvan, et päris palju. Aga Toomas, sa tahtsid midagi öelda? Vaata, et meil muidugi aega hakkab ka juba otsakorrale jõudma, nagu see elu siin maa peal üldse. Aga et võib-olla kaks omandiliiki, mille teemad võiks veel sisse tuua, võiks ka olla, üks on näiteks lubadus, mis on tegelikult ka üks omandiliik, et kui keegi on mulle midagi lubanud, siis see mõnes mõttes nagu mul on õigustatud ootus, eks ole, sellele, mida ta on lubanud. Ja kui ma oma lubadust teise suhtes ei täida, siis ma ka võtan temalt aega ja rahu ja mida iganes. Ja teine pool muidugi on hea nimi ja maine, millest ilmselt tuleb meil järgmisel korral või kunagi hiljem juttu. Et ka see on tegelikult asi, mis inimesele kuulub ja mida tal on õigustatud eeldada, et keegi temalt ei võta ebaõiglaselt igasuguste kahtluste ja kuulujuttude levitamise kaudu või poolikute tõdede levitamise kaudu. Nii et ka siinkohal jällegi kristlastena meil on ju see ikkagi alati iga asja kohta hea enese käest küsida, et kas ma räägin selleks, et parandada või räägin selleks, et saada tähelepanu või et ise parem välja paista või otsin teiste arvelt odavat meelelahutust mingisuguste kuulujuttude lugemise, kuulamise, rääkimisega, et ka siin tegelikult on puutumus selle varastamise keeluga. Jaa, mõlemad teemad täiesti sellised, mille pealt ma loodan, et meil järgmine kord on meeles rääkida natukene, sest see valetunnistuse andmisega ju sageli just inimese olemus saab rünnatud või tema autoriteet või tema positsioon või mis iganes veel, et eks sellest me räägime järgmisel korral ka. Aga nii nagu Toomas viitas, aeg hakkab otsa saama ja ma arvan, et need üldfilosoofiliselt me oleme seda päris kenasti saanud käsitleda, et veel kord, et kui nüüd keegi lootis, et me ütleme, et see on vargus ja see ei ole vargus, siis nii detailselt me ei jõuaks neid asju käsitleda ja võib-olla isegi ei oskaks, sest neid kaasuseid, neid juhtumeid on lihtsalt nii palju, et selleks tuleb tulla isiklikult meiega kohtuma ja siis me anname nõu. Jah, et kui sul on ikka kartus, et kas sa oled varastanud või ei ole, siis tule küsi vaimuliku käest oma koguduses. No nii, Robert, tahad sa veel midagi öelda lõpetuseks peale selle ja aega? Ma arvan, mulle meeldis see, et tulge rääkige vaimulikega, et see on väga hea lõppnoot. Et mulle ka see meeldib.
ja et tegelikult see on tõesti, me võiks iga saate sellega lõpetada, et kui teil ikka küsimusi on, siis tulge julgelt oma koguduse vaimuliku juurde ja esitage talle see küsimus ja küll ta teile vastab. Aga meie siit andsime täna selles mõttes ülevaate siis sellest käsust, mille nimi on, et sa ei tohi varastada. Ja loodetavasti saate siit omale teile midagi head ka kaasa. Teiega olid koos vestlemas ja kas siis teie kõrvades või teie kõrvades ja silmades olid siis 3 vaimulikku: Toomas Nigola, Robert Punder ja Jaak Aus. Ja me kohtume juba umbes kuu aja pärast, nii et ma ei tea, millal see saade üles läheb, aga täna, kui me seda salvestame, siis järgmisel nädalal algab ka paastuaeg, nii et äkki on sobilik öelda ka siia juba rahulikku paastuaega. Nii et rõõmsate kohtumisteni. Kõike head! nägemist.